Ei olnud vürtsikame. Gel. Mama. Kami mama mingi 100 tundi. Me teadsime kohe, et me ei taha, et sellest reisist saaks seiklusreis, nagu me pigem varasemalt oleme teinud, aga me otsustasime ikkagi, et me laupäeval võtame kohe tuuri. Meil on vahepeatus ja me tulime sööma sellisesse kohta. Ma võtsin mingi kapsapiruka, ma arvasin, et see on kartulipirukas, aga see on kapsa ja see täiesti hallitab pealt. Ma ei tea, kas ma peaks ütlema minema või mitte. People pleaser, nagu ma kipun olema, siis ma ei läinudki midagi ütlema. Aga tuuri me broneerisime siis Get Your Guide veebilehelt ja me läksime siis Saluada saarele, mida hüütakse ka siis Türgi Maldiivideks. Meie hinna sees oli ka siis transfer kohta, kus algas siis meie paadireis ja kõik kokku läks maksma ainult 15 eurot. Selle sees oli siis transfer, paadireis, lõuna ja 3 erinevat peatust, kus me käisime. See kõik kokku oli siuke 4-5 tundi. Ma ei saa siiamaani aru, kuidas see sai nii odav olla. Ma olin põhimõtteliselt tuuri lõpuni täiesti kindel, et siin peab mingi nõks olema, et kohe hakatakse raha täiega koorima, aga ei. Ja päris ausalt, see oli parim tuur, kus ma seni olen käinud ja ma läheks iga kell sinna uuesti. Ma ei ole küll kunagi Maldiividel käinud, aga minu ettekujutustes oleks see ilmselt midagi sellist. Me vaatan! Mõnus, Kalis juba in action. Kana on päris hea, proovi kanaga. See on nagu kananagets. Proovime, kuidas maitseb. Hästi või? Mis kõige rohkem maitseb? Näita. Kõik maitseb või? Kuidas kommenteerid siis? Lõunat? Bueno. Talis pole jõudnud sööma hakata. On jah? Täiega head, minu arust ka. Üsna ootamatult on jõudnud kätte meie eelviimane õhtupoolik tegelikult. Homme siis kell 21.30 läheb meie lend tagasi koju. Väga tore on olnud, üllatavalt tore, arvestades seda, milline algus sellel oli. Aga õnneks meil on veel selles mõttes ju tänane öö veel ees
ja homme meil on ka põhimõtteliselt terve päev veel hotellis võimalik nagu viibida. Kell 12 me peame tegema check-out'i küll, aga sellest pole lugu. Praegu ma tegelikult mõtlesin, et ma setin ennast juba õhtuks valmis, siis me lähme a la carte restorani sööma Itaalia restorani. Me vähemalt proovime siin endale koha saada, vaatab, kas saame ka. Aga mõtlesin, et võiks vähemalt juuksed ära sirgendada ja ma võtsin ühe ainsa kleidiga kaasa. Või noh, tegelikult 2 kleiti küll, aga see on natukene pidulikum, et ma viskan siis sellega selga ja panen konsad ka äkki jalga. Saab ennast ka vahelduseks natuke lille lüüa. Aga poisid tahavad minna kussu mängima, nii et ma tõmban endal uuesti lühikesed püksid jalga ja lähme siis mängime natuke, et mul on nii võina aega siin veel 1,5 tundi. Vaata mini. Kus lähme prevent? Jalgpalli mängima. Korvpalli. Teised poisid läheb korvpalli või? Ja meie tuleme jalgpalli. Ettevaatlikult tipukene, no. Vaata ette ka, kus sa jooksed. No nii, eelmises vlogis ma ei näidanudki. Siin on siuke lasteala. Rossike. Ausalt öeldes me ei ole sinna sissegi vaadanud. Poisid lähevad praegu lihtsalt korvpalli küsima. Lastele siis selline runnimiskoht. Veepargike. Seal veel üks basseinike. Basseinike. Ja siis ongi siis see loss, kuhu me ei olegi jõudnud, aga poisid vist ei saagi enda korvpalli. Tahavad jubedalt korvpalli mängida, aga ei saa. Nii et nagu tegevust on, ma arvan, siin hooajas siis on väga palju teha. Purda! Ei saa kossu mängida. Kuskil ei ole kossupalli. Nii, igatahes. Ja siis ma lähemale ei lähe, aga seal on siis ka nii-öelda suurem veepark, mida me tegelikult ei kasutanudki, sest et basseinid külmad. Aga hooajasiseselt on siin teha küll tegelikult. Aga kossupall võtab praegu jah, mitu tärni kohe maha siin mõne arvates. Kõik. Tõsine mees. Lähen koju ära vist. Ma mõtlesin, ma näitan teile hotelli väljas ka natuke rohkem, selles mõttes, et rohkem seda ala, et võib-olla mõni tahab tulla Türki ja otsib võib-olla majutust. Ma muidu nagu soovitan, aga selle hotelli nimi on siis Crystal Prestige Elite. Prestiižne ta oli kindlasti omal ajal, 2007 aastal on ehitatud. Aga noh, ta on kõvasti enda elu ära elanud, ma näitan kohe sinna poole ka. Aga väga suur ala, üle silla on ka siis nii-öelda rannaala, aga noh, siit ei saa kuigi head vaadata, aga väga palju basseine tegelikult üle üle hotelli territooriumi, ümberringi põhimõtteliselt basseinid. Läheb kõik sealt niimoodi läbi. Ja siis hotell ise. Siin on ka siis erinevad käigud erinevatesse nii-öelda sektoritesse, aga hotell ise on ka tegelikult päris meeletult suur. Et nagu ma kujutan ette, et kui on hooajasisene nii-öelda reis, siis siin on nagu fulli rahvast täis, ma kujutan ette. Aga tegelikult väljas päris suursugune. Aga jah, 2007 nii-öelda siis info järgi on see ehitatud. Ma kujutan ette, et võib-olla mõned toad on ikkagi renoveeritud ka selle aja jooksul sinna, aga mõned kindlasti mitte, nagu näiteks esimene tuba, mis meil oli, on ju. Kes ei ole näinud eelmist vlogi, siis seal näete, milline tuba meil kõigepealt anti. Väljast on ju tegelikult täitsa kena ja kindlasti on väga kenasi tubasi ka. Nagu Iron Man, ne? Pane käed niimoodi ka veel. Let's go! Viimase õhtu terviseks veega.
nii, see on siis esimene starter. Proovi natukenegi. Preven tellis makarone. See on suur makaron. See on suur makaron, ta ei ole sellega nõus. Ei ole või? Proovi. See on päris hea. Täitsa? Mis see nüüd? Mingi lõhk käib üle pea, ma kardan, et see on see tomat. Pigem on. See läheb üli. See läheb nii hea välja. Sees poolt alustatakse või? Sees poolt alustatakse või? Ma võtsin ühe siit poolt, teise siin poolt. Emma ja mina sain sanna sanati. Proovi maakida. Nii. Poisid said siin Salatik. Caesari salat. Preven ma vähemalt Caesari salati üle rõõmsam kui enda ravioli. Nii, see nüüd on siis pearoog. Mis see siis oli, kas te mäletate? Korn Gonzola mingi tepojana. Ta veits pani lampi. Mingi tipoja oli, aga ma ei mäleta, mis asi. Igatahes tundub, et mingi riisivärk. Kana. No, vaatame, kuidas maitseb. Ei. Issand, kui kuivanud kana see on. Siin on kõik prep on lihtsalt ette valmis tehtud. Kuulge, see on huumor ju. Vaadake, kuidas ma pean saagima seda kana. Ja siis võtsid ikka sealt mingi kahvli küljes vist ikka. Nii, see on nüüd tiramisu ja nad ütlevad, et see on siis kõige parem käik nendest, mis on seni olnud. Ärge nüüd naerge. No way, et see kinni läks. Ja meil on igatahes pakitud. Minu oma läks ääri-veeri kinni. Preveni oma täpselt samamoodi. Ta oli seal ülipunnis, aga talle nagu vist veel mahub. Vähemalt tema jutu järgi talle tahab veel mingisuguseid jalanõude paare saada. Nii, must miljon asja. Me tulime kõik kohvritega, aga lähme kõik minu arust 100 asjaga rohkem siit tagasi. Preven, sa oled nii tubli enda kohvriga. Oih. Aha. Okei. Mine tahapoole. Mine, siis ma hoovan kõik. No, saad või? Aga vajutan. Nii, oota. 0, jah? Saad või? Kus lähme, Preven? Koju. Kas te lähme koju või? Jaa. Kas sa oled õnnelik või? Jaa. Päriselt või? Jaa. Kas sa muidu meeldis reisil? Jaa. Kas sa nüüd räägid, mis sul juhtus ka või? Miks sa kiirabis pidid käima? Õnnes mul tõesid pani. Veri tuli või? Jah. Mis tegite siis? Tegime padjasõda. Padjasõda tegite, jaa. Nii, ja kuidas sa kukkusid siis? Põrkasin Põrkasid vastu mida? kappi. Kapi äärt või? Jah. Ja siis hakkas verd tulema või? Jah. Täitsa lõpp on ju? Ja nüüd tuli kiinabi. Jaa. Siis tulid meedikud, on ju? Siis tuli see... Arstionu või? Jah. Mis ta tegi sulle? Ma ei tea. Pani sulle selle sideme ümber pea või? Jah. Panime vere kinni või? Verd tuli nii palju, eks ju? Jah. Aga õnneks ei olnud suurt auku, eks ei pidanud tõmblema ega mitte midagi. Ma olen endiselt teile võlgu ju selle story, mis Preveniga siis juhtus. Ja juhtus jugasi, et nad tegid onu Gerdiga poodis padjasõda ja Preven kukkus nii õnnetult vastu öökapi nurka, et tal hakkas kuskil selle koha pealt verd tulema. No. Ja lausa niimoodi, et peas on mingi siuke väiksem auk küll, aga verd tuli sealt ja alguses me ei saanudki aru, kui suur nagu see haav tal seal peas on. Ja kuna sealt verd tilkus täiega, siis meil polnudki midagi muud teha, kui põhimõtteliselt meedik kutsuda. Ja kuna meil varem polnud
sihukest asja nagu kunagi juhtunud ka ja selliseid õnnetusi õnneks meil ei ole olnud mitte kunagi, et siis jah, täiega ühesõnaga ehmatasime ära ja Talis jooksis siia receptionisse ja ütles, et meil on meedikut vaja ja siis ühesõnaga need ütlesid, et aega on umbes, aga Talis oli päris kurjaks saanud nende peale, nii et lõpuks ikkagi tuli siis meedik ka ja ähki-puhki täis. Võib-olla nad arvasid, et midagi hullemat on, aga ega me tegelikult ei teadnudki, mis täpselt on. Sest Preven ju nagu nuttis värki, kuigi ma sain ta lõpuks nagu maha rahustatud värki, aga see lihtsalt, et sealt nagu verd tilkus. Oh my god, see oli päris jube. Aga saime ilusti vere kinni, meedik pani sidustal pea kinni, alguses me mõtlesimegi, et äkki ei ole nagu vaja kuhugile minna, sest Preven ka rahunes kenasti maha ja värki ja see meedik vaatas ka üle, et õnneks ei ole midagi hullu. Ja Kallis? Aga siis ikkagi nüüd ütlesid, et nii, kes meiega siis kaasa tuleb ja siis me peame ikkagi kuhugile minema või. Ja siis meid transferiti siit Antalya haiglasse ja seal siis vaadati Preven üle, põhimõtteliselt seal ei tehtud mitte midagi. Puhastati ühe korra veel haav üle, vaadati, kas on veel vaja midagi teha, saime veel otsustada või tähendab, nad ütlesid, et nad ei teeks enam mingid uuringud ja värki, et kui nad oksendanud ei ole mitte midagi, mingi peapõrutussümptomeid, kui selliseid ei ole üldse, et siis nagu rohkem mingisuguseid protseduure tegema ei hakka. Ja lõpuks siis oligi niimoodi, et protseduure enam ei tehtud ja lõppkokkuvõttes oli arve 900 €. Õnneks meil oli reisikindlustus, mis maksis selle kenasti isi teeb lahti, mis kenasti kattis selle ootamatu kulu, aga siinkohal soovitan väga ja kindlasti kohe ütlen, et tehke reisikindlustus, nagu omast taskust ei oleks tahtnud seda raha maksta. Kohe saime abi, kohe võeti telefonikõned, vastati, suunati igale poole, kõik põhimõtteliselt tehti meie eest ära, nii et sellega oleme mega rahul ja jumal tänatud, et meil oli see reisikindlustus päris tõsiselt. Aga jah, õnneks õnnelik õnnetus, aga sellegi poolest. Eks me väikse šoki saime kõik, mitte isegi väikse, päris suure, aga õnneks kõik on hästi. Tulime vahepeal lõunale ja mu vend ei tea, et ma selle sünnipäevatordi tellisin. Peaks nüüd iga hetk tulema, aga nüüd on vaja kõigide järsku minna ja mingi toidu ja joogide järgi. Õnneks tüüpa tuleb tagasi. Miks sa kaasa ei laulnud? Sa ei tahtnud? Vaata, Kiisa tuli ka sünnipäeva peole. No nii käima läks meie viimane tund nüüd siin hotellis. Tegelikult peaks vaikselt hakkama sättima, panema Lennu ja Mariidat selga, viimased asjad veel ära pakkima, sest et me käisime veel korraks siin linna peal ja sai paar asja veel ostetud. Nii et need peab kuidagi ära mahutama, kuigi ennem juba oli sellega raskusi, et vaatab, kuidas sellega läheb. Aga mis oli täiega imelik, on see, et me käisime ühes poes, mul meeldis 2 kotti sealt. Ja siis mul oli ainult sente, sest kõik annavad, kui sa annad neile nagu eurodes sularahas, nad annavad võimalikult palju sentidest tagasi, sest et neil on lihtsalt vahetusega niimoodi, et nad saavad nagu vähem põhimõtteliselt nagu tagasi liirides on ju. Ja ma ei saanudki neid asju, sest mul oli ainult sente järgi. Nii et selle üle ma olen veits kurb. Aga jällegist mõeldes seda, et kuidas ma oleks need asjad ära mahutanud, siis vist pidi niimoodi minema.
Oi, kui armas. Few moments later. No nii, kust küll alustada? Me oleme küll transferis, aga mitte selles transferis, kuhu ma oleks pidanud jõudma või noh, selles mõttes, mis meil lennujaama viib, vaid transferis, mis viib meid praegu järgmisse hotelli või teise hotelli, mis me pidime bookima, sellepärast et kas ma kaotasin Preveni passi ära või see varastati või ühesõnaga ma ei tea, kus see Preveni pass sai. Ma nägin seda viimati haiglas. Talis ütles, et ta andis selle minu kätte, et ma olin selle kotti pannud, aga ilmselt ma olin selle lihtsalt kõige selle ühesõnaga, mul ei ole mingisugust mälupilti, sest et öö oli, kell oli palju, ma olin väsinud, ma tahtsin magama, ma olin ikkagi veel šokis, mis iganes veel on ju. Ja nüüd ma olen tegelikult praegu maru rahulik on ju. Mõeldes sellele, et Prevenil pole passi, me ei saa kuidagi koju, aga see, mis ma vahepeal olin siin mõni tund tagasi, ma olin vist nagu, mul oli nagu ärevushoog või mingi paanikahoog tekkinud, mingi värisesin üle keha, käed mingi värisesid. Ühesõnaga, see oli väga juba kogemus. Nüüd ma olen õnneks maha rahunenud, sest et mis ikka paanitsed on ju lõpuni. Aga põhimõtteliselt me oleme praegu transferis, me bookisime majutuse endale, Talislanumme siis selle FSi, ühesõnaga mingi saatkonna tegelasega kokku saamine. Äkki saame Prevenile juba homme siis nii-öelda asenduspassi, et me saaksime lihtsalt koju, aga praegu on järsku lõppu, et meie ei saanud lennu peale minna, peame kõik lennupiletid uuesti ostma ja kõike seda, et siin oli lihtsalt räme majandamine. Helistasime reisikindlustusse, helistasime teist korda reisikindlustusse sama reisi jooksul täiesti, seda on haige nagu mõelda, et ma arvan, nad arvavad, et me skämmime neid või mis iganes on ju. Ja siis me helistasime reisikorraldajale, sealt mingisugust abi ei olnud, ainsana aitas siis fantaasiareisidest Marika, kes nagu otsis meile põhimõtteliselt uued lennupiletid, kõik odavamad, mis saada oli. Aga lihtsalt sealt Annex tuurist sealt ei olnud mitte mingisugust abi. Nad ei aidanud alternatiive mõelda, mitte midagi põhimõtteliselt täiesti oma pead. Ja eks see ajas ilmselt kõige rohkem närvi ja veel rohkem stressi. Ja siis ma pidin enda tööasju ajama, sest kõik trennid jäävad ära, ma ei tea, mis ajaks on ju, ma ei tea, millal me koju jõuame, kõik need kulutused, mõelda. Aga õnneks, ma ei tea, kas te üldse kuulete mind. Aga õnneks jah, me praegu liigume siis hotelli, vaatame, kuidas meil siis homme läheb ja eks ma siis püüan teid kursis hoida. Tore reisi lõpp ja palju õnne mu vennale. Antalya linna jõudes me tegime hotellis check-in'i ära ja läksime kohe vaatama mingit söögikohta. Mis oli huvitav, siis enamus kohtades pakuti ainult kohvi ja mingi koogikesi hilja õhtul. Ma nüüd ei mäleta, mis kell see võis olla, ilmselt mingi 11 aega, aga lõpuks me ikkagi söögikoha leidsime. Me saame neid. Uus hommik algas kõigile väga varakult, kõik olid mõne tunni unega, nii et üsna väsinud. Aga kuna Talis pidi minema kella 10 saatkonda ja õnneks tegelikult meil oli hotell võetud väga saatkonna ligidale, siis õnneks tal mingit väga hullu trippi ei olnudki sinna kohale jõudmisega. Tere hommikust, kell on 10 läbi. Meil on päev tegelikult ammu alanud, peame uuesti pakkima hakkama. Talis läks siis sinna saatkonda Prevenile ajutist passi tegema. Meil on vaja 2 pilti, ta ei leidnud kuskilt.
nüüd ta see peab auto, et siia tagasi tulla, Preven võtta, kuhugile pildistama minna, ühesõnaga mingi remme majandamine, me igaks juhuks pakime ka kõik asjad kokku juhuks, kui me peame minema, sest et Talis juba vahepeal helistas, et umbes, et peame ikkagi ise liikuma ja tal pole netti, ta isegi ei tea, kus ta Basically on, et saata mingit aadressi, ühesõnaga mingi kamma ja ma ei tea, juba kopp ees tahaks lihtsalt kodus olla ja ühesõnaga loodetavasti me saame selle passi täna äkki kätte, selle ajutise passi ja see Basically pidi mingi dokument lihtsalt olema mingi et ta ei ole nagu päris passi formaat, on jah, pigem mingi dokument, et lihtsalt saaks piirid ületatud, aga käisime hommikusöögil, seal väga midagi ei pakutud, sõime Basically moosi-saia ja teed, aga noh, vähemalt hommikusöök oli nagu midagigi. Ja nüüd jah, ma mõtlen, kas ma tahtsin veel midagi lisada. Ühesõnaga, me paneme asjad kokku ja siis juba vaatame, kuhu meie tegemised täna viivad. Jällegist valmis minema, asjad on koos. 10 minutit on check-outini, näeme siis teeme ära. Preven on endiselt Talisega saatkonnas, ootame nende vastust, Talis äkki saab lennupiletid ära osta. On ikkagi suur võimalus, et me saame täna lennu peale. Kas sa said enda dokumendi tehtud? Said pildi ka tehtud? Tubli poiss. Tuli ilus pilt või? Naeratsid ka või? Nice. Musipall. Mitte kõik võndab musu. Kogu aeg. No need vinkud ei tundu kõige isu ära olnud. Ja tissutipu on hea või? Meie reisi lõpp ei erine kuigi palju meie reisi alguses, kus me samamoodi kuskil nurgas alustasime Maciga. Lõpetame kanaga. Toole ei leidnud, istume siin kuskil taga nurgas. Kallid sõbrad, meil oli vist liiga palju vaba aega ja salongis mööda kõndides ma mõtlesin, et aga miks ma ei või seda vaba aega kasutada nii, et ma istun kuskil salongi toolis 4 tundi. Kuidas teile meeldib? Ma olen ammu tahtnud siukest butterflied ja värvisin ka, toonisin, nii et that's me, new me. Mis sa kommenteerid selle kohta? No seda, et Illu nõuab ohvrid ja ohvrid oleme selle loo juures meie, sest me pidime salongi ees istuma 4 tundi. Teile pakuti teed ka. Saite sisse tulla, ärge ajage asja liigu hulluks. Ei, pole hullu midagi. Nagu kaamlid. Mida ma tegin? Ma ei suuda ikka veel uskuda. Ühesõnaga, update nii palju, et saime kenasti turvaväravates läbi, mitte küll päris hiperduseta, et selles mõttes, et nad ikkagi läksid passiga teise ruumi ja läks nagu aega seal passikontrollis, aga tehtud me saime. Ja õnneks nagu suuri probleeme sellega ei tulnud, aga eks me teadsime, et selle ajutise passiga ilmselt nagu passikontrollis läheb kauem, isegi alguses check-inis. Aga hullu ei olnud miskit. Pass on nüüd kehtetu Prevenil, peab uue passi tegema, sest et mais on meil plaanis minna Itaaliasse. Täiesti crazy ikkagi, et siukene reis selja taga.
küll sai esimest korda Preveniga kiirabis käidud, reisil olles just, onju. Isegi kodus pole siukseid asju meil olnud mitte kunagi. Ja siis... õpetlik reis on. Jah, on jah, õpetlik reis on küll jah. Mida õppida? Praegu kõige suurem õppetund on ikkagi igaks juhuks alati passikoopia kaasa teha, mis sest, et me ei oleks saanud sellega nagu siia... jah, et me ei oleks riigist välja saanud nagu eile sellega. See oleks, ma arvan, protseduur. Jaa, see oleks jah. Tuli siia väike piibi. Kui oleks passiskoopia olnud, siis oleks saatkonnas ilmselt olnud nagu veits kergem. Joog. Praegu emme räägib. Joog. See on minu vlog. See on sinu vlog? Eetene. Jah. Õnneks meil See on minu. Oota, poja emme räägib korra. See on minu. See on minu. Siis suurim õppetund. See on minu. Mida küll meie ei pea õppima, sest meil oli kenasti reisikindlustus olemas. Joog. Aga See on minu vlog. Ütle siis, kindlasti reisikindlustus teha. Emme, mu ei vitsi ütelda. No, kui emme ju räägib neile. Emme, See on sõbralik meelde tuletus kõigile. See on minu vlog. See on sinu vlog, aga siis ütle sõpradele, et tehti kindlasti reisikindlustus. Mitte kunagi ei ütle. Haidi tüüp. Minu biibi või kidibubujubu. Proovin ühe pitsana. Nii, et jah, need 2 suurimat õppetundi ja 3. õppetund. Kas 3. õppetund on ka või? Ärge hüppake, ärge tehke voodis padjasõda, kui teil on kõrval öökapid ja neil on teravad nurgad. Õnneks oli nii õnnetus tegelikult ikkagi. Aga nagu, oh my god, kui meil ei oleks reisikindlustust olnud. Mõtle, 900 € selle peatraumaga. 600 pluss lennupiletid, ööbimine, toit. Siuke 1000 ringi on ja. Korralik 2-tonnine laks lihtsalt, nagu lisaks. Ja lihtsalt niimoodi järsku. Jah. Nagu mööda minnes ja maha visatud raha täiega. Aga tegelikult ega ennem ei õpi, kui endal need asjad juhtuvad. Tavaliselt nii on. Ja. Aga näete, tänu sellele, et me jäime nüüd 9 ööks rohkem, ma sain lambist uue soengu, mis siis, et raha nagu on kõvasti kulunud, siis mul oli juba siuke tunne, et kui juba nii palju on kulu, mis seal see 140 € veel lisaks kulutada on, aga... Nii, kallid sõbrad, lõpetame siinkohal vlogi. Öelge, kes on siiamaani jõudnud, siis mida peab kommenteerima? Ma teen esimest korda siukest asja. Mis mõttes? Mida nad peab kommenteerima? Mingi sõna? Mingi sõna? Mingi sõna? Mis sa saad? Kommenteerige mingi sõna, kes on siiamaani jõudnud. Saad aru? Aga tee. No okei. Ebareaalne, kommenteerige ebareaalne, kes jõudis siia lõppu. Ma loodan, et teile meeldis Türgi osa 2 vlog. Ma arvan, see sai päris põnev. Vähemalt mul saab väga tore ilmselt olema seda monteerida. Ühesõnaga, sõnad on juba sassis, aitab küll. Näeme teiega ilmselt juba tegelikult selle nädala lõpus, sest et mul on Keilsule midagi toredat plaanis. Tal tuleb detsembris sünnipäev ja ma tegin talle Saara Larssoni piletid välja ja me lähme Riiga. Potak, aga nii mul oleks nagu täitsa lühikesed juuksed, mul ei ole. Olgu, olge tõblid ja näeme juba teiega järgmine nädal. Tšau!